Euroopa annab Ameerika Ühendriikidele vastulöögi, otsustades üldse mitte rünnata. Tegelikult piirab Euroopa veelgi enam Ameerika Ühendriikide võimalusi Iraani rünnata. Ja mis veel mõni nädal tagasi oli tavaline Atlandi-ülene nägelemine, on nüüdseks muutunud millekski palju olulisemaks. Ma arvan, et viimasest Trumpi Euroopa kriisist on möödas umbes 2 kuud, nii et siin me jälle oleme. Seekord on probleem vähem roheline ja rohkem punane, valge ja roheline. Ameerika Ühendriigid tahavad Euroopa abi oma erilises operatsioonis mullade vastu. Euroopa keeldus esmalt võitlusesse sekkumast, siis keeldus andmast käegakatsutavat toetust Hormuzi väina taasavamiseks ning nüüd keelab Ameerika Ühendriikidel kasutada oma õhuruumi ja baase. Võib-olla võiks seda nimetada vähem tuliseks rivaalitsemiseks ja rohkem tuliseks retoorikaks. Igal juhul jääb meedial selle olukorra käsitlemisel kahe Atlandi-poolse osapoole ees seisvad laiemad strateegilised ajendid tähelepanuta. Seega tahan ma täna arutada 3 peamist punkti. Esiteks käsitleme lõksu sattumise probleemi, mida Euroopa esialgsed sammud püüdsid lahendada. Nimelt soovib Euroopa takistada Ameerika Ühendriikide pikaajalist halba käitumist, isegi kui see tähendab lühiajalist valu mandrile. Seejärel liigume vestlusega tänapäeva. Kirjeldame, miks baasi küsimus on täiesti erinev teema ja asetame selle NATO toimimise konteksti nii formaalselt kui ka mitteformaalselt. Lõpuks tahan uurida mõtet, et Ameerika Ühendriikide abistamine väina taasavamisel pikendab vaid probleemi. Ja rõõmustage, sest see tähendab sõja algpõhjuste arutamist. Aga alustame lõksu sattumise küsimusest ja ma teen selle osa lühidalt, sest see puudutab teemasid, mida oleme varem käsitlenud. Lühidalt öeldes tekib lõksu sattumine siis, kui riik alustab sõda, mis järel tema liitlaspartner on sunnitud sõtta sekkuma, kuigi liitlane oleks eelistanud üldse mitte sõdida. Põhimõtteliselt on algataja eelistuste järjestus selline, et parim tulemus on sõda koos liitlasega, siis sõda üksi ja kõige halvem on sõja puudumine. Või veelgi veidramalt sõda koos liitlasega, siis sõja puudumine ja lõpuks sõda üksi. Samal ajal soovib liitlaspartner kõigepealt sõja puudumist, siis sõda koos liitlasega ja lõpuks sõda, mida algataja peab üksi. Võib-olla sellepärast, et partner ei taha näha, kuidas algataja kannatab pikaajalist kahju. Kui algatajal on võime otsustada, kas sõda üldse algab, siis ta näeb, et tema partner tuleb appi, kui olukord muutub tõsiseks. See tähendab, et ta saab oma parima võimaliku tulemuse sõda alustades. Ja nagu nimigi ütleb, algataja alustab sõda. Kasakiskumine on olnud Iraani sõja arutelude osa juba esimesest päevast peale. Kuna on võimalus, et selles olukorras oli algatajaks Iisrael ja Ameerika Ühendriigid tegutsesid partnerina. Iisrael alustas konflikti, sest see võis panna Ameerika Ühendriigid liituma. Ja tõepoolest, Ameerika Ühendriigid liitusid. Liigume NATO poliitika juurde. Ameerika Ühendriigid on asunud initsiaatori rolli, kusjuures Euroopa on nüüd partner. Isegi kui Euroopa ei taha aidata Iraani pommitamisel, avaldasid Ameerika Ühendriigid transatlantilise suhte kaudu survet, et saada abi Hormuzi väina avamisel. See on protsess, millega olete tõenäoliselt viimase aasta jooksul väga tuttavaks saanud, sest see kordub pidevalt. No oleme lihtsalt liikunud uude kohta. No, Euroopa pani vastu. Üks seletus oli see, et Euroopa ei tahtnud luua pikaajalist väärat stiimulit. Lühiajaselt võib tõesti olla Euroopale parem, kui väin taasavatakse. Aga Euroopa ei taha olla olukorras, kus 6 kuu pärast sekkub Trump uude konflikti ja Euroopal on taas lühiajaline stiimul appi tulla. Mitte siis, kui väina taasavamine oleks sõjaliselt kulukas ja tooks paratamatult kaasa lahingusurmasid. Seega võtab Euroopa täna kindla hoiaku, lootes, et see heidutab Trumpi järgmist seiklust. Nagu arvata oli, ärritas see seisukoht Trumpi, mis viis tüüpiliste sotsiaalmeedia ja ajakirjanduse pealkirjad tsitaatideni Euroopa väidetavalt nõrgast tahtejõust. Siiski on see enam-vähem tavapärane. Kuu aega pärast sõja algust tõusid asjad juba keskmisest kõrgemale. Viimaste päevade arengud on nihutanud fookuse aktiivselt Euroopa pingutuselt passiivsele Euroopa pingutusele. Itaalia keeldus andmast Ameerika Ühendriikidele maandumisõigust ühes oma baasides lendudele, mis olid juba teel ja mille lõppsihtkohaks oli Pärsia laht.
me peaksime olema ettevaatlikud, et mitte kirjeldada seda kui Itaalia keeldu, sest tundub, et Ameerika Ühendriigid olid hooletud ega küsinud eelnevat luba, nagu nende kokkulepe ette näeb. Siiski on Hispaanial ja Prantsusmaal selged poliitikad, mis ei luba operatsioonis osalevatel USA sõjalennukitel kasutada nende õhuruumi ega baase. See ajas Trumpi närvi ja põhjustas praeguse Atlandi-ülese tüli. Mis teeb selle olukorra erinevaks, on see, et õhuruumi ja baasikasutuse õiguste andmine ei too Hispaaniale ja Prantsusmaale kaasa käegakatsutavaid kulusid. See ei seisne enam selles, et ei taheta võtta riske, mida Ameerika Ühendriigid üritavad Euroopale peale suruda. Nüüd on tegemist sellega, et püütakse konkreetselt muuta USA missiooni Iraanis. Olgu meil selge, mida varasemad kokkulepped selle küsimuse kohta ütlevad ja mida mitte, enne kui liigume siin laiema strateegilise pildi juurde. USA baasid nendes riikides on osa laiemast NATO missioonist, mille eesmärk on hoida Ameerika Ühendriigid seotud Euroopa julgeoleku küsimustega ja toimida nennööde heidutusjõuna, mille ründamine tooks kaasa USA sekkumise. Siiski kohustab Põhja-Atlandi leping liitlasi üksteist abistama ainult siis, kui rünnak toimub Põhja-Atlandi piirkonnas. See on oma olemuselt kaitsev, et vältida eelmainitud sõtta kaasatõmbamise ohtu. See on geograafiliselt piiratud. Samuti selleks, et toetada kaitseülesannet ja vältida riskantse välispoliitika otsest soodustamist. Põhja-Atlandi piirkonnas ei ole toimunud ühtegi rünnakut, seega ei ole ka lepingulist kohustust toetada. Nagu alati, on NATO liitlastel vabadus kahepoolseks abistamiseks vastavalt oma äranägemisele. Just nii tekkis ka soovijate koalitsioon Iraagis. Aga see on nende valik. Kuigi Trumpi administratsioon on olnud pettunud Euroopa vabatahtliku abi puudumises, viis olukorra haripunktiga keeldumine ka passiivse abi andmisest. Suhteliselt mõõdukad poliitikud, nagu Marco Rubio, arutasi baaside kasutusõigusi kui omamoodi suurt kompromissi. Ameerika Ühendriigid investeerivad nendesse baasidesse, et arendada vägesid, mille ründamine tooks kaasa USA sekkumise. Aga osa sellest kompensatsioonist on kasutada neid baase, et projitseerida jõudu kogu piirkonnas ja ülejäänud maailmas. Seega on see suhe, tsiteerin, raske, milles jätkuvalt osaleda ja öelda, et see on Ameerika Ühendriikidele kasulik. Nii et kõik see tuleb uuesti üle vaadata. Veel üks asi, mida tasuks siin märkida, on see, et kongressi demokraadid, kes on seni kasutanud ära peaaegu iga Iraani sõjaga seotud sammu ja seda väga edukalt oma poliitiliste võimaluste parandamiseks, on selles käimasolevas vaidluses olnud suhteliselt tagasihoidlikud. Mis puudutab Euroopa põhjendusi, siis need on hinnatõusude ja Ukraina pärast muretsemise kombinatsioon. Kõrged bensiinhinnad on halvad, seda pole vaja rohkem arutada. Tegelikult unusta see. Kõrged bensiinhinnad on head, kui sa ekspordid palju toornaftat, nagu Venemaa teeb. Nautige oma rubla merd, kui maksate soja järgmise faasi eest. Iraan on peamiselt oma käsilaste kaudu olnud Euroopale aastakümneid otsene nuhtlus. Kuid Ukraina on hetkel Euroopa ametnike peamine mure. Tõsi, Ukraina pommitab praegu kõiki Venemaa eksporditerminale maatasa, kuid siiski oleks parem, kui toornafta hinnad oleksid madalamad selle nafta puhul, mis ikkagi välja imbub. Sellest vaatenurgast on seda parem, mida kiiremini Hormuzi väin taas avatakse. Ja nüüd avaldab Euroopa survet, et sundida Ameerika Ühendriike sõda lõpetama. Kui me nüüd suure tahvli üles paneme, pole raske näha, et Ukraina olukord oleks parem, kui Iraani valitsus enam võimul ei oleks. Lõppude lõpuks on see suuremas küsimuses kaudne takistus. Kui ülemjuhti enam pole, siis pole ka koostööd Venemaaga ja lõpuks pole ka Ukrainale kaudset kahju. Selles valguses, kui Ameerika Ühendriikidele avaldatakse survet olukorra parandamiseks, pead tõesti lootma, et see viib kiire kokkuleppeni konflikti lõpetamiseks. Kui see nii ei lähe, siis ainus, mida saavutate, on Iraani valitsuse ellujäämisvõimaluste suurendamine. Kahjuks viib see meid meie lemmiku loogikalünkade tahvli juurde. Esimene etapp on see, et Euroopa lõpetab abi andmise. Kolmas etapp on see, et saavutatakse kokkulepe. Iga kord, kui ma panen üles selle slaidi sarnase versiooni, ei ole mõte öelda, et esimene etapp ei saa viia kolmanda etapini. See võib sageli juhtuda teatud tingimustel. Probleem on selles, et kui sa neid tingimusi ei täpsusta ja siis vastava argumendi loogika läbi töötad, siis sul tegelikult ei ole strateegiat.
sul on lootused ja palved, mis ei maksa loogika kuningriigis midagi. Lõppude lõpuks, kui me keskendume kolmandale faasile, kokkuleppele konkreetse lahenduse osas, siis me kõik teame nüüdseks, et sõja ja rahu määrab läbirääkimiste takistuse olemasolu. Tõepoolest, abi pakkumise või täpsemalt logistilise toe andmises keeldumise esmaseks mõjuks on see, et Ameerika Ühendriikidel on väiksem tõenäosus võita. See iseenesest ei vii meid sõja lõpule lähemale. Ainus, mida see teeb, on see, et see vähendab Ameerika Ühendriikide nõudmisi ja suurendab Iraani nõudmisi täpselt sama palju. Edenemist AOL. Nüüd, hüpoteetiliselt, kui kokkuleppe tõesti saavutatakse, ei ole see tingimata Euroopale halb, et Iraan jõudis kokkuleppele paremate läbirääkimispositsioonidega. Sõda on ka Euroopale kulukas. Seega võite eelistada kokkuleppe saavutamist, et neid kulusid vältida. Ukraina positsioon võib siiski lõpuks parem olla, hoolimata Venemaa ja Iraani vahelisest seosest. Aga me peame ikkagi täpsustama, kuidas täpselt Iraani tugevamaks muutmine viib sellise kokkuleppeni, mis varem polnud võimalik. Ma näen võimalusi, kuidas see loogiline seos võiks toimida. Näiteks, kui Iraan ei oleks kindel oma sõja väljavaadetes, kui Euroopa sekkuks konflikti, kuid tal oleks täpne info, kui sõda jääks piirkondlikuks, siis palju õnne. Sa kõrvaldasid just infoprobleemi. Kui läbirääkimiste takistus on kadunud, jõutakse peagi kokkuleppele. Aga ma näen ka, kuidas see võib tagasilöögi anda. Oletame, et Ameerika Ühendriigid võitlevad, sest neil on endiselt lootus, et nõrgenenud režiim langeb pärast konflikti lõppu protestijate surve all. Ja pane tähele, et CENTCOMi sõnum Iraani rahvale on endiselt oodake, nii et see on usutav. Siis jätkavad Ameerika Ühendriigid pommitamiskampaaniat, seni kuni luurekogukond tunneb, et nad on piisavalt Iraani julgeolekujõude kurnanud, et revolutsioon võiks õnnestuda. Euroopa keeldumine baasidele ligipääsu anda ainult pikendab seda protsessi. Asi on selles, et ma ei ole siin selleks, et teile öelda, et Euroopa teeb vea. Pigem olen ma siin selleks, et öelda, et strateegia on halvasti määratletud ja meil kõigil on raske teada, kas see töötab. Kuulge, pidage meeles, et ainult 2 riiki ei luba oma baase kasutada, samas kui teised on valmis abistama, välja arvatud sõjaline abi. Seega pole ka selge, kas Euroopal on hästi määratletud strateegia. Aga kui soovite tulemust, kus väin kiiresti avaneb, siis peaksite ka teie küsima täpsustust, kuidas nad täpselt arvavad, et see strateegia töötab. Nii et teie jaoks kokkuvõtlikult. Mõned Euroopa riigid keelduvad isegi passiivsest toetusest USA jõupingutustele Iraanis. Eesmärk on sundida Ameerika Ühendriike sõda võimalikult kiiresti lõpetama. Kuid see, mis tegelikult määrab sõdade lõpu, on nende põhjustanud läbirääkimistõkete lahendamine ning pole selge, kuidas need riigid seovad oma strateegia selle tulemusega. Praegu tundub, et oleme justkui ajasilmusesse kinni jäänud. Euroopa ja Trumpi vahel on lahkarvamus. Trump reageerib teravalt, tekitades kõigile Atlandi-ülest pinget. PS. Olge valmis ähvardusteks, et Ameerika Ühendriigid võivad lõpetada Ukraina jaoks mõeldud Pearl Initiative'i toetamise, mis annab Euroopa ostjatele juurdepääsu USA relvadele, mida Ukraina vajab. Euroopa naaseb läbirääkimiste laua taha mingi järeleandmisega. Siin toimub Ühendkuningriigis tippkohtumine, kus 35 osapoolt tegelevad Hormuzi küsimustega. Mina isiklikult ootan huviga lekkeid selle kohtumise sisemistest Euroopa aruteludest, sest kahtlustan, et mõned ei arva, et see oli õige aeg Hispaanial ja Prantsusmaal baaside küsimus survestusvahendina kasutada. Siis unustame me kõik need asjad mõneks kuuks ära. Ma arvan, et näeme juunis. Keda ma petan? Ma olen homme tagasi. Vabandan, et ma ei teinud küsimuste-vastuste vooru, mille jaoks ma eile küsimusi küsisin. Mõnikord lihtsalt ilmuvad uued asjad välja. Ma salvestan küsimused selleks ajaks, kui saan nendega tegeleda. Praegu, kui sulle tänane video meeldis, siis palun vajuta meeldib, jaga ja telli kanal ning kohtume järgmisel korral. Hoia end!